No, G-klass või? No tšau! Täna oleme siis jälle G-klassi juurde jõudnud. Eelmine kord siin lammutasime ja proovisime neid roostest klambreid lahti saada. Lõpuks oli see, et lõikasime siis klambreid katki, kuna alati saab klambreid uusi osta, siis on nii lihtsam. Peale seda, kui olime kõik ära lammutanud, hakkasime siis mõtlema, et kuidas me üldsegi need summuti torud ja asjad hakkame nii-öelda vedama siin. Et siis eesmärk oli see, et mõlemale poole saaks siis nii-öelda praabuse stiilis siis summuti otsad välja toodud. Et Mersu mehed kindlasti teavad, milline see nagu lõpuks peaks nagu välja nägema. Siis lähme siis natuke siia poole. Siis selle valgusega ka näidata siin. Natuke pime praegu. Nii, ühesõnaga, kiislitel on siis see variant, et ainult summuti toru jookseb ühelt poolt, V6-l vähemalt niimoodi. Ja kuidagi oli vaja niimoodi saada, et lõpuks mõlemal poolel oleksid summuti torud nagu olemas, sest et meile endale kui ka kliendile ei meeldi selline teema, et kuskil on fake summuti ots vaata, et lõpuks peaks ikka summuti otsad toruga kokku minema. Siis vaatasime, kuidas originaal jookseb. Ühesõnaga, originaal jookseb täpselt samamoodi, et ta jookseb tegelikult G-klassi üle raami ja tuleb teiselt poolt välja. Siis põhimõtteliselt oli vaja kuidagi hakata vastuvoolu nagu ujuma, siis tegime siia põhimõtteliselt 180 kraadi põlve ja saimegi summuti otsaga ilusti siit välja tulla. Anna, ma näitan rahvale vähe täpsemalt siin. Suht pime. Sealt tuleb üle silla, on ja põmm. Tuleb siit, teeb siukse tagasipöörde kannaka nii-öelda ja siis tuleb siit välja. Päris äge lahendus, ma panen need pildid ja videod kindlasti panen pilte ka. Ühesõnaga on väga palju lihtsamaid summuteid tehtud siin, sest et see kahe toru kokku viimine Y ja kohe sinna torusse sisse viimine nõuab ikka omajagu nokitsemist. Aga õnneks meil on head masinad, mis aitavad väga palju sellele ka. Jah, käed on otsas, siis saab kõike teha. Ja kindlasti ei puudu üheltki summulti tuuneri viibendid, päris head asjad. Jah. Mega. Et need quick release'id teevad ikka elu palju lihtsaks, vaata. No ikka kõvasti lihtsamaks. Et ei pea iga kord selle klambri täiesti lahti tegema. Vaid ongi see, et teed natukene lõdvaks ära, põmm lahti, samamoodi kokku tagasi. Et ma arvan, et terve summuti töö juures võidab umbes 10 minutit. Kõva aeg reis. On jah. Aga jah, neid viibend, nad on suht hea hinnaga ja neid saab meil e-poest tellida, et kirjutage või tellige kohe e-poest. Aga lähme teeme proovitiiru ka või? Lähme teeme proovitiiru ka. Vaatame, kuidas kõlab ja praegu valge ka praegu saab teha. Peaks päris hea olema. G-klass on muidugi raske auto ka, aga igal autol on tegelikult lahendus olemas. Kui isegi ei ole progajusid, siis saab ka chipida. Täpselt nii. Vaat seda venda. Tere härra. Ta ei taha meiega rääkida. Vaat, aga lähme teeb tiiruna. Siin võib-olla veits kajab ka, vaata. Lähme vaatame, mis ta väljas teeb. Murrame selle nädala selgroo ära, ilusat teljapäeva teile. Kus see talv on, sõbrad, öelge? Kus see talv on? Tahaks Winterbeateritega juba anda. Anja. Tervist! Kas te saaksite palun eest ajada? Me lähme kohe sõitma. Onu, teil on nii suur auto.
küüti saada. Pane nüüd korra siin ka, et enne toas äkki kajas natuke. Tal on see mingi piire peal, on ju? Jaa, tüükäigul on, või nii-öelda parkingu peal on piire peal. Tänapäeva autotõrk. No äge. Aga kui teil on huvi sellise väga custom lahenduse vastu, siis nagu ikka kirjutage meile ja saame teha, et räägime läbi ja... Kui on mingid huvitavad ideed nagu see, kui sa arvad, et on päris keeruline, siis räägi sellest ka meile. Me tahame ka teada, kui keeruline on keeruline. Saame teostada kindlasti. Jah. Aga see oli tänane kiire siuke nädala keskne episood. Olge tublid. Tšau.